Head siinviibijad, armsad kaasnominendid, lugupeetud žürii, Naiskirjanduse Selts ja meie ettevõtmise lahke toetaja. Minul pikalt looklevate luulelugude punujal on ometi keeruline sõnadesse panna seda elevat ja ülevat tänumeelt ning au, mida ma praegu siin teie ees seistes tunnen. Olen rõõmus ja otsatult tänulik. Aitäh! See tunnustus on minu jaoks omamoodi kinnitus, et olen toiminud õigesti, kui olen lähtunud hingetungist kirjutada. Teinud seda igapäeva tööle lisaks, igapäevaste toimetuste keskel ja sees olles. Et olen püüdnud oma loometööga mõjuda innustavalt oma tütardele, näidates neile, et minul, emal, on tahe ja vajadus kirjatööga tegeleda, et see on oluline osake minust ja et igaühel võiks olla see isiklik miski, mis sütitab, haarab ja loob omaenda telje. See tunnustus annab mulle eneseusku, sisendab julgust jätkata valitud rajal ja omal häälel, avades lugele just neid maailmu, mille kohta mu süda on öelnud: kirjuta, jäädvusta, jaga, lase lendu ja oota vaikses tänumeeles, mis sellest tagasi võib kanduda ja kajada. On ju autorile suurim rõõm see teadmine, kui adud, et su looming on tõesti kedagi puudutanud, pannud kaasa kõlama, ehk ka midagi muutnud ja paremaks teinud. Ei saa jätta mainimata, et tunnustusega kaasnev suur rahaline tugi annab teatava vabaduse, lisab võimalusi ja tõukab hoogu kirjaridade tekkele. Aitäh, hea žürii, ja aitäh Naiskirjanduse Selts ning auhinna sponsor. Saanud teada Naiskirjanduse auhinna nominatsioonist täitus mu sisemus heleda soojusega. Kuuldes teiste nominentide nimedest ja teostest, haaras mind aukartus ja tänumeel. Olla sellises vahvas naiskonnas on mulle suureks auks. Olen lugenud tänavuste nominentide raamatuid imetluse ja uhkusega, kui häid kirjutajaid meil on, millised terased, tundlikud, julged, jõulised, elulised ja ausad kõlad neist tekstidest tõusevad. Vajalikud teosed tänasesse aega, tänasele inimesele. Midagi, millest kinni hoida. Kaaskirjutajad, kellele toetuda, sest tõsi, see on üllatavalt vajalik kõlatunne, mille olemasolu olen hakanud nüüd tajuma, olles ise muidu pigem eraklikult kirjutav naine ja ema. Laureaadiks saamise teade oli minu jaoks tõesti üllatus. Süda lõi särama ning mu raamat hele tuisklev ja nimetu tegi riiulis rõõmsa pirueti. Esimesest õndsast ehmatusest toibununa jätkasin sealt, kust argihommik nõudis. Võtsin pesusid täis kausi ja läksin riideid õuenöörile riputama. Võin kinnitada, et sedavõrd ülevast meeleolust saadetuna pole siin varasemalt ükski särk ega sokk hommikutuule kätte kuivama asetatud. Sealt edasi kulgesid need 2 nädalakest nii, et kõikide toimetuste taustal on mu mõtted rännanud ärksalt selle tänase kõneradadel. Mõtte- ja loomeprotsess, mis küllap on tuttav ning ühendav kõigile naiskirjutajatele. Käed, jalad oma loomulikus, igapäevases elul hoidmise rütmis askeldamas ning mõte samal ajal ketramas ja sidumas sõnasid lauseteks. Mis on minul Naiskirjanduse auhinna tänavusel laureaadil öelda? Mis on mul südames ja südamel? Mida ma soovin lahti mõtestada, millele mõtet anda, millest luua küsimuse? Minu raamat algab pühenduse ja tänuliku mälestusega oma emale. Ema oli see, kes mulle ütles: mis iganes elu toob, ära kirjutamist jäta, see on sinu tee. Kannan seda julgustust endaga alati kaasas. Mul on olnud õnn kasvada kodus, kus laste jaoks oli aega. Laste jaoks võeti aega, kuigi argipäev polnud just kergesti killast.
Ema toimetas 4 lapsega kodus ja hoidis kodu ilma koos ning isad ööpäevad venisid perele kindla tagala loomisel tihti pimedani. Aga ikka kõlasid õhtuti lastetoas ema ette loetud raamatud ja mäletan põnevaid mänge ning üheskoos olemise hetki. Ja ikka leiti see aeg, et sõita koos seenemetsa, maale ja ujuma. Ootasime isa koju saabumist tänaval maja ees, sest teadsime, ta kindlasti jõuab veel meiega ka ujuma minna. Jõudiski. Nüüd ise lapsevanem olles oskan seda pühendumust ja pingutust aina rohkem hinnata. Tänapäeva elu on pööraselt kiire. Inimestelt oodatakse ja nõutakse palju. Me ise kipume oma latte aina kõrgemale seadma. Enda lapsepõlvest olen aga saanud ühe isemoodi rahuhääle tundmise kaasa. Seda rahuhäält ma armastan. See annab mulle jõu ja suudan seda õnneks ka ise ikka esile manada ja kuulata. See hääl kätkeb endas teadliku aja maha keeramise oskust. Sisetunnet astuda kõrvale seal, kus mingi võõras väline müra piitsutab sind edasi tormama. Eristama seda võõrast rütmi omaenda südametuksete mustrist. Rahuhääl tähendab väikeste asjade hindamist ja hoidmist, sest just neis peituvad tegelikult need avarad tähendused, mida endaga kaasas kanname ning edasi saame pärandada. Rahuhääl on kulgemine aeglases rütmis, väikese lapse jalaga samas tempos, toetades ja julgustades enda kõrvalastujat. Olen püüdnud sellist taju ja vaadet ka oma raamatus edasi anda, uskudes, et sellel võib olla muutev jõud. Jaga heledust ja see hakkab vastuvõtlikul pinnasel võrsuma. Sest tean ja tunnen ka tumedust. Tülisid, mis tõusevad pingest, väsimusest ning ülestimuleeritusest ka seal, kus muidu sirutub armastus. Näen enese ümber püüdlikult ja ennast unustavalt tööd rügavaid naisi ja mehi. Elu ja olme nõuavad oma, võetud lõivud ei unusta, vaja on ikka kiiremini ja kaugemale. Aga igal inimesel on kuskil taluvuse piir. Ja kui see piir vastu tuleb, tekib enamasti lühis. See lühis võib vallanduda väsinud emas, kel on palju koormaid turjal ja kandami kergenemist ei paista kusagilt. Koduses maailmas toimuv ja lastega seonduv on jätkuvalt suuresti just naiste kanda, nii lihtsalt on. Meestel on selles nõudlikus maailmamudelis oma kandamid turjal. Naiste puhul on see killustatus aga intensiivsem, teravam. Tihti jagatakse end palgatöö, koduste tööde, laste ja seda kõike ühendava logistika ning pidevalt 100 asja meeles hoidmise vahel. Naised ja emad on osavad, oskavad kiiresti ümber lülituda, keskenduda keset lahinguvälja ja tabada mitmel käel žongleerides ikka märki. Naine on tõesti tulehoidja, hoiab koduse ilma tulukese elul. Kui tuluke võbelema lööb või kipub kustuma, on see märk sellest, et tulehoidja eneseleek on väsinud. Sellele varem mainitud tumedast tujus emale jookseb uksele vastu rõõmus laps, kes on oma ema juba lasteaia aknast märganud. See on lapse jaoks nii oodatud hetk, ema tuli. Ta saab rääkida oma päevast. Nad lähevad koos koju. Aga ema mõtted on sompus. Ta vaid mühatab lapsele, viskab talle tujutult kojumineku riided ning käseb need ruttu selga panna, sest on kiire. Isegi õhtul on kiire. Näen, et selles lapses murdub just sel samal hetkel midagi. Ja mul on selle lapse pärast kurb. Aga hakkab kurb ka selle ema pärast, sest adun, et küllap on temas endas juba pikemat aega midagi katki. Ma tahaksin sekkuda, võluri kombel võtta seda kandamit vähemaks, anda neile aega juurde, sosistada rahu hääles kas või midagi ogaralt lahket. Asjad võivad kergelt üle pea kasvada, selles mühisevas maailmas, milles praegu elame. Me vist enam ei adugi, kui varakult pannakse inimene sellesse rattasse vuhisema, millest igal sekundil kaikub kiire, kiire, kiire. See süsteem töötab inimese loomusele vastu.
Ja ühel hetkel on seesama laps, kes siin löödult lasteaia koridoris seisab, ise lapsevanem ja peale pikka tööpäeva jookseb talle uksel vastu tema oma laps. Kuidas ta käitub? Ma ei tea. Kas mina sekkusin? Ma läksin koju ja kirjutasin peagi ühe luuleloo. Ühest teistsugusest hetkest, kui just nähtu. Põimisin sinna ühe oma mälestuse, mille tuum on teistes, heledates toonides ja kust kostub tasaselt, ent kindlalt mulle tuttav rahu hääl. Ja ma tahan uskuda, et kui parajal hetkel õige inimene seda loeb, võib see ravida, muuta midagi helgemaks. Minul pole võimu ühiskonnas sisse kujunenud süsteeme muuta, elukallidust vähendada, palkasid suurendada, inimeste töökoormust kergendada, murda seda kiiret tempot, mis sunnib ka väikseid unesooja lapsi varajasel hommikutunnil voodist tõusma, sest vanematel on kohustus minna, et siis õhtul rabedana naasta. Kuid mul on sõna, mul on mõte ja tahe ning nendel 3 on jõud. Rahu hääl. Ma püüan seda edasi anda, läbi kirjaridade kõlama panna. Ja ma jätkan oma teed, sest mul on üks oluline julgustus hästi meeles. Ja mina julgustan hoidma tulehoidjaid, toetama naisi, ka just kirjandusilma tulehoidjad, kes hoiavad leeki eredana. On tänuväärne, et just siin ja praegu seda teemegi, sest läbi naiskirjanduse auhinna saab naiste hääl laiema kõlapinna, kostub kaugemale. Rolle ja ülesandeid on naisele ajaga aina lisandunud, õnneks ka vabadusi ja võimalusi, kuid mingid asjad on juurpõimikus siiski samaks jäänud. Ennast salgava hoolimis- ja vastutustundega hoiab naine teda ümbritseva ilma korra pärast tiksumist kõigele muule lisaks. Kodavere poetessi Mari Vallisoo luuletuses Tuuline seisab igatsevate ja salapärasele teisele mõeldud värsside vahel luulerida. Kuid hoia end ja hoia mind hoia. Olen ikka mõelnud, et neis pealt näha pillatud lausetes peitub mingi väga tabav mõte, naiseks olemise paratamatu, vääramatu akord. Enne teised, siis alles ise. Ja selles luulereas kaikuv palve, et ka hoidjat hoitaks, on õrn, kuid mõjuv, lausa lõikavalt. Aga hoidkem siis. Suur maailm, see väline, see väriseb ja vapub nagunii ning ähvardab mõraneda. Väiksel inimesel on neid asju pea võimatu juhtida. Sestap hoidkem oma isiklikke ilmu ja nende hoidjaid, tulehoidjaid. Aidake kandamit jagada. Meie väikeste maailmade südamike najal see suur ilm ehk lõpuks püsima jääbki. Vähemalt mulle tundub, et just selles hingitseb päästev lootus. Tahan veel rääkida sellest, kuidas kirjanduse jäädvustav, salvestav ning seeläbi edasikandev roll on just praegu ja just läbi naiskirjanduse omistanud väga olulise tähenduse. Silmitsen naisautorite loomingut ja näen selles osavate kangakudujate meisterlikkust. Erinevad värvid, erinevad lõimed ja koekirjad, igaühel oma muster, oma alguspunkt ja rada. Aga mulle tundub, et meil kõigil on hellalt pingestatud soov salvestada, jätta läbi oma loomingu jälg millestki, mis ehk ühel hetkel võib olla kadunud, kuid mida peaksid teadma ja tundma ka edasised põlved. Maailm sellisena, nagu me seda praegu tunneme ja tundnud oleme. Inimest sellisena, nagu me siin just praegu oleme. On see naiselik taju, tark vaist, et midagi on lõplikult muutumas ja möödumas, pöördumas nagu ilm ühel selgel pööriööl, kui tuul tegi järsku käänaku ja hakkas puhuma teisest ilmakaarest, tuues tuisku ja virmalisi. Kui seda praegu eksisteerivat maailma läbi võimalikult erinevate lõngajuppide, läbi erinevalt kostuvate kirjaniku häälte jäädvustada, siit nurga alt ja sealt nurga alt, siis ehk me märkame midagi. Tabame miskit ära, mis esmapilgul varjatuks tahab jääda. Ehk me mõistame üksteist paremini. Lubame ennast mõista.
Võib-olla aitab see mingid lahku triivinud poolused taas kokku viia. Leida lepitusi, lahendusi. Palju väledaid nõelu oskuslikes kätes suudavad paigata esmapilgul paikamatuna näiva kanga. Sellise tähelepaneliku jälgijana, süvenenud ning tundliku pilguga vahendajana saab paigata ka igatsusi, leina, valu ja hirme. Saab täita erinevaid tühimikke. Laps on mulle kurtnud, et nägi unes hiiglaslikku drooni, mis lendas üle valge ülaste välja meie maja poole. Lohutan teda, et see oli vaid uni, kuid ise mõtlen samal ajal äreva nihkega hinges, et minu lastel siin ja praegu on see privileeg, et tegu on vaid unega. Teisal on see aga igapäevane kipitav reaalsus. Kardan seda. Me kõik kardame. Ja selle hirmu tasandamiseks ma kirjutan. Kirjutan midagi sellist, mis viib lugeja hoopis teise aega ja ruumi, keset loodust, natuke ulmalisse olemisse, kus saab vaadata iseendale ja maailmale rahulikult otsa. Nii saab paigata ka loodust. Näiteks seda hõredat vaadet, mis praegu kahjuks aina sagedasemaks muutub. Muudkui rohkem, muudkui sügavamalt ja laiemalt ära hammustatud olematut metsa, tühimikku, kus puud ei seisa enam püsti, vaid lebavad alistunult virnas. On kummaline mõelda, et ühel hetkel saab oma metsa kohta jalutama minna vaid läbi kirjaridade, läbi nende kirjutiste, mille oleme mõnest metsatukast loonud, jäädustades sellesse kunagise elu, mis seal lokkas. Minu sirmikumetsa, millest kirjutanud olen, enam päriselt ei eksisteeri. Ütlen lastele, et näitan teile seda kohta, kus koos jalutasime, kui te päris tillukesed olite. Pange silmad kinni. Ja loen siis neile ette luuleloo vanast hämarast ürgmetsast. Sellest saab üks igatsev jalutuskäik metsakoosluses, mida võib nüüdseks nimetada mälestusmetsaks. See, mida ma näen ja tunnen praeguste naisautorite loomingus, on see omamoodi võte ja salarelv, sedasi osavõtliku tundlikkusega vaadelda, lasta nähtul enesest läbi minna ja settida, salvestada. Sellele mõeldes kerkib miskipärast mulle silme ette pilt sellest, kuidas üks naine lasi kord eeskotta lõksu sattunud lehelinnu õue. Lind oli ärevil ja hirmul, peksles vastu aknaklaase, ähvardades hukka saada. Ja see naine lähenes talle kindlas rahus, lausudes linnule ja iseendale tasaseid selgeid sõnu. Kindlameelse, ent õrna liigutusega võttis ta rapsiva linnu pihku ja lasi õue vabaks. Maailm seisab naiste õlul ning naised hoiavad seda kandlamit hella jõuga. Kuid paraku ei tähenda see, et keegi või miski oma tegude ning mauramistega kogu seda kremplit ikka ja jälle rappuma ei nügiks. Praegugi oleme väga teravalt selles punktis, mil meeleolud on rabedad ja isiklikud ning üleüldised ärevused koguvad aina jõudu. Ja mulle tundub, et just naiskirjandus on siin selleks nägijaks ja tegijaks, mis püüab teha seda, mis on aegade algusest olnud osaks naise loomusest. Hoida, hoolida, talletada, jagada, selgitada ja selgindada, korrastada ja kasida, parandada ja ravida, lippida ja lappida, näidata ette ja suunata, õpetada, meenutada, tuua pinnale ja valguse kätte, lepitada, lahendada, lohutada, raputada kui vaja, siluda, armastada. Lasta kõlada südame häälel ja klaaril kogenud tarkusel, kord tasase sisendusjõuga sosistades ja siis selgel kõlaval häälel hüüdes nii, et mets kajab kumisedes vastu ja maailm jääb ometi tasaselt kuulatama. Kui haaravalt erinevad on need naishääled, mis praegu kirjanduses kõlavad. Iga üks neist rääkimas oma lugu, oma värvide, kõlade ja tunnetusega.
Kokku moodustavad need mitmehäälselt lausutud loitsu, milles igal häälel on oma vajalik ja ainukordne heli. Kehtestades iseend ja ühteaegu toetades kõrval lausujat. Eesmärk on ühiselt püha, mõista ja mõistetud olla, hoida seda, mis hoidmist väärib ning osutada julge südamega sellele, mida on vaja raputada ja parandada, luua uuesti ja paremini. Aitäh! Ma naudin seda, et mul on siin sõnaõigust. Ma veel ei lahku. Ma tahan öelda ka kiired, aga südamest tulevad tänusõnad, sest see on suur asi ja ma ei saa ilma tänusõnadeta. Tänusõnad neile, kes mind minu kirjutamisteekonnal toetanud on. Aitäh, armsad ja tublid kirjastus Hundi naised, kellega koostöös minu raamat sündida sai. Aitäh! Olen tänulik hea ja olulise sõna eest, mille kunagi päris minu avaldamisteekonna alguses andsid Doris Kareva ja Asta Põldmäe loomingutoimetusest. Mäletan ja hoian seda südames. Aitäh öistele kirjasõpradele, kes on mind ikka innustanud ja kellega on olnud sütitavaid loomingualasid vestlusi. Suur tänu minu töökoht, armas Koosa raamatukogu, kes sa oled oma kirjutava raamatukogu hoidja kiiksudesse suhtunud leplikult ja mõistvalt. Aitäh õele, et oled mu naisliini tugi number 1. Olen otsatult tänulik oma vanematele selle maailma eest, millest sain kasvada ja katsetada ning selle sooja osavõtlikkuse eest, mida neil saanud olen. Ja mu koduküla, Meomaa, sealne loodus ja rahu, mu oma pere ja pesakond, mu elukaaslane ja me 3 tütart. Aitäh teile inspireerimast ja mõistmast, et vahel on mul vaja ka öösiti öökullina kirjutada ja ümbritsevat elu luulelugudesse valada. See tung elab sügaval südames ja teisiti ma ei oska. Ning loomulikult veel kord suur tänu kogu naiskirjanduse auhinnaga seotud seltskond, kes te olete ära teinud nii suure töö, et asjad õnnestuksid. Heleda, tuiskleva ja nimetu esmailmumisest möödub mai alguses täpselt aasta. Ja mul on väga elev meel, et saan siin ja praegu soovida talle taaskord tuhisevat lendu ja ikka lahke vaimu ligidal püsimist. Aitäh!